Roheoskuste mõiste võib-olla kõige lihtsam definitsioon minu jaoks oleks see, et need on siis oskuste ja teadmiste kogumid, mis aitavad vähendada inimese negatiivset mõju keskkonnale. Meie sektoris ei saa enam hakkama ilma kestliku arengu mõõtmiseta. Näiteks ka süsiniku jalajälg kui üks oluline komponent või siis terve olelusringi analüüs. Et kui me ei tea, tähendab, mis meie tegevus põllumajandus konkreetselt kaasa toob, siis ilma olelusringi analüüsita või ka süsiniku jalajälje uurimiseta ei saa oma tegevust arendada. Me oleme kutsehariduskeskustega ja koolidega põllumajanduse valdkonnas pidevalt olnud heas kontaktis ja me saime tegelikult ühiselt ära kaardistada, millised meil siis roheoskustega olukord meie õppekavades on. Ja iga siis konsortsiumi liige sai täiendada oma õppekavasid ja valdavalt on need puudutanud siis siiski seda kestlikkuse või kestliku arengu juhtimist. Et näiteks Olustvere teenindus- ja maamajanduskool lõi suurepärase mooduli, mille nimi on õpitee ja töö muutuvas keskkonnas. Et mis siis annab igale õpilasele siis ülevaate, et millised need kestliku arengu põhimõtted üldse on, milline on inimese jalajälg põllumajanduses ja erinevate kursuste raames sellele siis rohkem tähelepanu siis pööratakse. Siin Järvamaa kutsehariduskeskus näiteks lõi ka toreda täienduskoolituse kursuse, mis puudutab taastava põllumajanduse aluseid, on seda ka juba ettevõtjate peal proovinud ja väga edukaks on see osutunud. Meil endal Maaülikoolis on tekkinud uued õppekavad, ringbiomajandus ja on tulemas ka ingliskeelne magistriõppekava loomade heaolust, kus siis kasutatakse tegelikult selle sama roheoskuste programmi raames analüüsitud ja parandatud õppeaineid siis juba püsivalt õppekavades sees. Aga kindlasti me tahame luua ka mikrokraade. Räpina aiandusuuringute keskuses näiteks on välja töötatud erinevad mikrokvalifikatsioonid nii iluaianduse kui ka marjakultuuride kasvatamiseks, kasutades siis sellest programmist saadud tulemeid. Võib-olla keerukam oli suhelda ettevõtjatega ja paluda neil oma küsimustikele vastuseid. Põllumajanduse valdkonnas ettevõtjatele esitatakse aastas väga palju erinevaid küsimustikke nende tegevuste ja asjade kohta. Aga me töötasime nendega igapäevaselt ja erinevatel üritustel, kus me kohtusime, rõhutasime nende küsimustike olulisust ja eeskätt vastuste olulisust, et oma muudatusi ellu viia ja üldiselt nad tulid meiega kaasa, me saime nendelt väärtuslikku sisendi. Selle töö esimest etappi võib-olla iseloomustab see, et kui me jõudsime arusaamiseni, et tegelikult just sellise kestliku arengu juhtimine vajab omaette tähelepanu, et asjad ei sünni iseenesest, vaid neid tegevusi tuleb planeerida, siis me otsustasime korraldada oma konsortsiumi partneritele ja oma õppejõududele siis kestliku arengu juhtimise ja kestlikkuse mõõtmise ja aruandluse teemal koolitusi. Et suutsime 2 koolitust ära teha, saime väga head kogemust ja tagasisidet ja tahame nende teemadega veel edasi minna, kaasates siis juba ka praktikuid ja nende arusaamist kestlikust arengust. Et need teemad on väga olulised ja tahame seda täienduskoolituste rida edasi viia. Et need osutusid selliseks ootamatult populaarseteks lausa. Et järelikult ühiskonnas on selle vastu vajadus olemas ja meie õpetajad ja õppejõud, kes tahaksid seda teistele edasi anda, on ka väga optimistlikud selles osas. Meie konsortsiumi jaoks võib-olla kõige suuremad saavutused selle esimesel perioodil oli see, et me analüüsisime väga põhjalikult oma olemasolevaid õppekavu. Eeldasime, et kuna meie ülikool ja meie partnerkoolid tegelevad põllumajanduse ja aiandusega, mis on niigi roheoskustest tulvil, et meil on kõik suurepärases korras, kuid me leidsime väga mitmeid selliseid lünki ja auke, mida tegelikult õppekava loogilise ülesehituse juures parandada ja seda siis me ka selle esimesel perioodil tegime. Räägime lühimaajalisest mõjust või kiirematest tulemustest, siis kindlasti me keskendume mikrokraadide arendamisele, et ettevõtjate vajadusi operatiivsemalt lahendada, aga meie õppekavadesse saavad muudatused sisse viidud. See tähendab, et ka tulevikus meie koolides ja ka ülikoolis õppijad saavad nende roheoskustega arvestada oma õppekavas ja samuti ka pärast ülikooli lõppu neid oskusi ka teistele edasi anda.